ühed 15 4. Käng, what's up? Jou. Tere. Mis Ragnar täna teeb? Siin on meil välja pandud, eks ju, uhked detailid kõik, kui sa projektikat ehitad, siis on kuklid välja laakatud. Räägi siis oma detailidest lähemalt. Noh, siia on üks juba eelnevalt lahti pakitud mortidest. Ma võtan siis lähedalt ilusa, vaatasin siuke läikiv, siuke väga uus noh. See kõige usaldustavast allikast Japan Parts, siis uus andur. Mille andur? ABS-i andur. Kuhu see läheb? Sellega me läheme kohe tegelema. See läheb parema esiratta alla. No nii, igatahes siis Ragnar möllab oma projekti autoga jälle. See ustav allikene, mida ma viimane kord, kui ma üksinda filmisin, siis ma püüdsin leida seda andurit siit üles. Kuidas peaks auto kiirusandur lahti käima? Võt see siin. See peaks olema kiirusandur. Proovime küljest vähemalt võtta. Väike probleem. See ei taha väga välja tulla seega. Aga see ei näe kahjuks selle moodi välja. Ma ei tea, mida selle kiirusanduriga teha. Ühesõnaga lõpuks selgus välja, et see oli õige asi. Panin voltmeetri sappa. Kui pinge olemas, ma mõtlesin, et kui mul see jupp juba lahti on, et siis keeran lahti ka selle. Või puhastan ära õigemini. Puhastan ära, panin tagasi ja pool aastat pidokas töötab. Aga põhimõtteliselt jah, ega täna me teeme kõigepealt lähme vahetame seal tagumise parem või esimese parema ratta juures ABS andur ja loodame, et see parandab. Teine asi on see, et äkki loodetavasti saab ka selle parandada, kuulake seda. Aha, oota, pane korraks kinni, ma näitan, kuidas siin asjad liiguvad ka. Väga huvitav. Seega vaikselt hakkab pihta, et on auto üles ühel pool. Davai, noh, hakkame pihta, noh. Raks, mis me tegema hakkame? Meil see lumraud ei ulata väga, meil hakkab vaikselt kanalisse jooksma. Mõtlen, et liigutame auto siia, aga me ei viitsi autot ümber äärda, seega tõstame käisid. Siin peab ikka politsei sekkuma. Tiitri aisa tuleb juba sisse. See plaan, luhtus. Ära põristab sinna. Karu jõudu kiige. On küll. Siin tuleb dünamiiti kasutada vist. Püüame kõigepealt varga poldi lahti saada, aga see on vana hea mingi seifi. Kuradi, kuulud klikke, vaata. Laps, olemas. Mees teab, mis mees teeb, on seda ratast alt keeranud siin mitu korda. Kõik hakkavad laduma. Siin on tulemust näha, Raks lõi pea vastu ära ja kohe rooste peal, noh. Vaatame, kus saab selle ratta. Ossa kurat, kus nüüd... Vihasid paneb. Võiks auto üles ka tõsta ju. Võiks. Ma mõtlesin selle peale. Ma unustas ära selle. Siin on näha. Meil on väga ilus näha. Brembo uued supportid sinna. See on ABS-i andur siit jookseb. Ühesõnaga siis kellel Eestis PT Cruiser on, siis nüüd teate, saate oma andurid ära vahetada. Raks on ABS andur siia. Ehk siis seda me täna vahetame. See tuleb lahti keerata, see on siin niimoodi. No igatahes juhe ja andur ja no lihtne, see on tegelikult kõik, see ei ole mingi raketi teadus. Jep. Ja nüüd Raks keerab selle lahti ja... Krutime lahti ja siis näitan teil. Raks pallib, tuled ära või? Davai. Nätaka rohki. Saime vahepeal kätte. Mingisugune... Ja nii lihtne ongi tegelikult. Noh, tuleb juuga juba siin rakendada neid asju. Siit lahti ja siis tuleb sinna alla minna, ma ei tea, kuidas sinna alla saab. Ühesõnaga see juhe on siin all, eks ole. Siin on juhe, jookseb. Nii, ja see jookseb, siit on näha. Näete, seal paremat kätt, seal see vasakpoolne pistik, see on see, mis me peame kätte saama, aga see on mingi klassik, jälle mingi nipuka kinni tõmmatud. Seega laseme see nipuka lahti ja võtame pistiku põhjast välja. Kiire tutorial auto alt ka teile. Siin on sumps, siin on igasugused voolikud ja torud, esisild siin, pidurikittad seespoolt. Nii, siin on näha tuuning, tehti esituledele, pandi teipmi ümber natukene. Ta näeb välja nagu mesilane veits, siuke kollased silmad, vaata. Taastame selle tehase läike siin. See tuli eriti kehvas seisus. Vaatame, mis siin teha annab. Nii, see on midagi ka öelda. Mees lõikab juhtmeid läbi autol lihtsalt. Anna mulle uus ka. Kuidas läheb üldiselt? Näed, siit on näha tegelikult. Aga no valgust on vähe, aga see on see tubli andur, mille ma puhtaks tegin ära vahetasin. See on käigukasti peal. Kiirus kohe sotku vaja. Kõik kiirused on.
nii praegult veel valmis ei ole, aga juba on parem kui enne. Et noh, siin on siis veel täiesti null seisus. Valmis? No auto näeb uus juba, siin kuradi läikivad voolikud küljes ja kõik tettavad. Jep, siin uus sai paika, ütleme nii, et oli natukene keerulisem kui seal teisel pool, aga sellega poolest natukene modifikatsiooni järgmine kord, kui parandad, siis on lihtsam juba. Ja mis siin muud, ratas alla ja siis saame hakata lõbusamate asjadega tegelema. Ja siin on näha, see on veel ette valmistusel, läheb kohe poleerimisse see tuli. Ja selle pool juba kenasti läigib. Fancy tööriistad võeti ära, mis sa siis teed? Pean kurat padrun võtmega kurdi keerama, aga noh, spetsialist vast teeb. Ei no, mis ma oskan öelda, poisid teevad head tööd, vaatan siin, et kõik toimiks, noh. Tööd juhataja, ikka pekki juhtum. Seletad nanokuulased pastas. Lähen vaatame need esituled üle, nüüd on nagu tehtud, et siin on, alustame sellest, teisel on teip veel ümber. Nagu näha, siin on siis poleeritud esituli, see on nagu PT Cruiseri teine tulemine. Korralikult koputud peale, kvaliteetne Ameerika tuli, mis ma oskan öelda. Ja siin on siis näha ka natukene mingit roostet ja värki ja nipet-täpet, aga tuli ise oli enne päris jube, aga nüüd on juba täitsa viisakas. Suve kannatab ära ja nüüd hakkab seal toimetama. Nii, lähme siis järgmise asjaga. Püüame selle korda saada. Selle jaoks on vaja lihtsalt need lahti krutida. See ei ole kerge. Ops, vaiksus järelikult tuleb nüüd ikka ära vahetada. Selle auto parandamine, siin tänane päev, kui ta midagi muud paremaks ei ole teinud, ma ei tea veel, siis vähemalt on sõnumid paremaks, et ma pole Fredi käest kuulnud nii palju häid sõnu selle auto kohta. See on uskumatu lihtsalt, mis sealt suust täna tuleb. Ma ei osanud arvata, et mu laupäev nii heaks täna muutud. Noh, valmis või? Kuradi, ma ütlen nii, et... Ta on lahti nüüd, näed, on lahti hoiab. Julges lahti teha, kui sa pikki vahtimist. Astub eemale jah, see lendab lahti kurat kohe. Kuule, sihukest aegrustust pole seal lõpus kunagi teinud. Ahad minu ajal. Normaalne, no nii, jälle üks asi korras. Järgmise kisume siis selle vahti. See on nüüd see perses. No üks variant on, et võtta siit lahti ja proovida, kas siin otsas on olemas. Teine variant oleks ikkagi mootor ära saada ja siis mootori klemmide pealt võtta. Mis siis tulemas on, et siin näitab hetkel 0, sest et sa ei testi midagi. Proovime mootori pealt kõigepealt ja siis proovime uuesti klemmide pealt. No? Oba. Loobib korraks ikka. Mida ta loobib? Ei, nüüd ei iska enam. See on vahelduv vool seal äkki. Praegu on alalis voolu peal. No. Okei, tundub, et mootorist ei ole midagi. Ja siis otse juhtme pealt või noh, püstikust. No. Tubli 0,01. 0,01. Siis kokkuvõtta on selle kajamehe mootori koha pealt. No ma arvan, et selle me jätame tegemata. Äkki tal ei olegi palju vaja. Võib-olla. Aga samas mootori pealt ei tule see. Igatahes selle keerame kokku tagasi ja nii ta jääb praegu. Nüüd on uus territoorium Ragnari jaoks, et siis otse auto aku pealt proovida, siis anda särtsu siia mootorisse, et hakkab tööle või mitte. Ja Ragnar tegelikult täpselt ei saa aru, mida ta teeb, aga igatahes talle anti juhtmed esek kätte ja... See on elektritöö juures lahti kõige parem. Ma ei tea täpselt, mis teen, aga... Et noh, põhimõtteliselt siis loodame, et Raksid seda kogu voolu endale sisse ei võta aukust. Ma saan need klemmid siia otsa lükata. No see küll ei toida. Igatahes vahepeal siis mõtlesime, et selle asemel, et lammutada seda kojame mootorit, vaataks äkki kaitsmed ka üle. Raks arvas, et tal ei ole mootori ruumis seda kaitsmekarpi, aga siis ma läksin, tegin kapoti lahti ja ma leidsin kohe selle ülesse. Nagu ikka, PT Cruiseril omaselt asjad on heas, mugavas kohas, saab kergelt ligi. Siin see kaitsmete karp on. Lasime natukene puhtamaks ka õhuga selles, et ja nüüd Raks räägib ise edasi, mis sealt leiab, siis panevad, on seal midagi, mis võiks vahetamist olla väärt.
ei. Vaata üle. See nokki välja ja vaata üle. Starter, spare, foam. Tundub, et siin ei ole. Siin ei ole, see on ikka salongis sees. Ja, aga vaata neid üle, äkki siin ka midagi läbi. Kuulge. Siin muud ei ole. Mis see on? Mille kaitse on? AC. Kuulge, nüüd on võimalus, et AC töötab. Ma ei tea, kas... Ma isegi ei teadnud, et see ei töötab. Tere, siin mina siis. Ja nagu näete, siis praegu ABS-i tuli ja Tractioni tuli põleb. See oli eelmine kord ka ja see oli see, mis mul tuju alla viis. Aga kui rattad käima saab ja liikuma, siis äkki läheb kaob korda. Ma arvan, ka üks suurem pidurdus nagu teeb asja paremaks. Igatahes ajame auto välja. Lähme käime kiirelt üle siin Sixi väljad ka. See on siis motopurgis juba olnud ka see Six. Ja nüüd on siin tutikad rehvid ja laiemad plekkväljad. Ei, auto on ilus, mis ma oskan öelda. Mees tagurdab siin. No nii, mis kommentaarid on siis? Praegu veel põleb. Ma arvan, et üks suurem pidurdus aitab selle kaasa natukene. Ma ei tea. Järsk pidurdus. Tõmbab andurid kohe puhtaks ära, vaata. Tõmbab sirgeks need andurid seal. Vaata seda shotti nüüd mees, vaata, see on midagi uut. Täiesti haigena. No võtame siis selle asja kokku. Vahetasime asjad ära. Tagumise luugi saime palju paremaks. Aga samas ABS-i andurit ei tea veel endiselt. Eks ma lähen natuke suurema ringiga, kui sõidan koju. Ja siis saab teada äkki. Kui ei saa, eks siis tuleb taas kord valida tuunimisgaraaž enda pool. Ja siis vaadata see vasak äkki on seal probleem. Ja kui seal ka ei ole, siis vana hea jälle diagnosti. Aga noh, siuke ta sai, vähemalt tuled saime ilusamaks mingiks ajaks. Tagumine luuk, mootorit ikka ei saanud, aga äkki saame mootori ka kunagi. Kojamees on vähemalt ilus olnud. Ja kojamees on vähemalt paremas endis. Ja ütlen kokkuvõttult veel, et ostke ära, hea pilna. Ostke ära, aina paremaks läheb. Nii ta on. Peace.